Ja niimoodi on, et saamegi siit sõitma hakata, sest et Ainsalu peaks olema samal ajal. Ega ka Trans sellel hooajal halba minekut pole näidanud ja ka siin nüüd saab hoopis Tammepuu oma minekut näidata, jõuab palliga kasti ka üks Ronaldo Konks ja nüüd on võimalik minna ja jätab keskele ja siit tuleb esimene ära, Levadia muugib selle Transi värava 9 minutiga lahti ja Musaba paneb palli võrku. Aga no seal ikkagi pool väravat tuleb vähemalt Tammepuu nimele kirjutada, et pääses sealt vaated peaaegu 2 korda ette võtma ja seejärel pani lihtsalt sõbrale penaltipunkti peale ärapanemisvaevaks ning Musaba näitas, et paneb küll seal Kuradores ka. Tundub, et ikkagi 2 korral ta selle palli üle otsajoone on kuidagi pudistanud ja Transet ka olukorrad saanud, aga nüüd seal Tammepuu taas ju pääseb sinna tsooni jooksma ja nüüd üsna sarnasest kohast, kust esimene värav ära tehti, tuleb löök värava peale ka, aga see saab siit ka tegelikult Trans oma tänase kohtumise esimese kollase kaardi, vaatab selle ära, oi, sinna Džiri läks ajalugu tegema. 68 minutit, või 67 mängitud, 68 käib ja siit on võimalik Levadial minna oma teist otsima. Musaba nüüd penaltipunkti peal ja sealt käib pall põik latis ära ja siit nüüd väga hästi Musaba jätab ka ja siit on võimalik minna teist otsima, aga ei, pannakse Trans siis endale võita ning rünnakule minna, et hetkel Levadia korralikult Transi ikka oma madalasse plokki surunud on, tuleb jälle madal pall ja nüüd pääsetakse löögile ka, aga sealt tagant. Irje üritas seal vasakule ära Tokeed leida, nüüd on võimalik löögile ka minna, tuleb kauglöök ja siit pannakse värav saisema, Trans saab oma ühe kätte ja värava autoriks Agaptšev ja oi, no siit pannakse 25-30 meetri pealt see võrk saisema ja Levadial nüüd on pahandus majas siin kohtumise lõpuni natukene alla 7 minuti normaalaega minna ja no nüüd on Levadia selg vastu seire või siis vähemalt sellise kindlasti hea tulemuse lävel, et siit viimased 3 mängu pole suudetud ja siit oi, ja me saame veel siia kohtumise lõppu ühe värava ja vahetustehkond Robert Kirts paneb selle võrgu sahisema, saab sealt poole pöörde pealt löögi ja Levadia võtab siit ikkagi 90+2 selle asja veel enda kätte. Endal omaselt keema seal läinud on, aga saadakse see kätte. Üle minutit väravast võtab Levadia siin koduväljakul 2-1 võidu ja... What went wrong today? I feel tired, I'm very tired. I think we win game and last minute we lose game. You scored an amazing goal. How it makes you feel? Good feels. He give me a good ball. I feel I have moment and I shoot score goal. But thanks, I guess. Levadia poole pealt ka meiega kohe liitumas Karl-Andre Valner. Saab sulle ilmselt palju õnne soovida ja mis emotsioonid endaga on hetkel? No 3 punkti on käes, selles suhtes positiivne jah, võib-olla natuke kahetised, et tegime natuke raskeks endale, et tegelikult ma arvan, et mängu komplekti mõttes oli see üks hooaja parimaid mänge, kaitsesime hästi, hoidsime palli hästi, ründasime hästi, aga üks väike eksimus ja karistati ära ja löögiga, et tegime endale asja liiga raskeks, ütleme nii, sellise mängu põhjal, mida mängisime, aga õnneks Robi tassis välja meid. Sa tahad sellest väravast ka kiirelt rääkida, mis sulle selja taha maandus, et kas seal keegi ette või tuli see löök üsna kaugelt? Jaa, et väga kiirelt lõi, tegi puute lõi, ma olin eelnevas olukorras valmis nagu aitama kaitset, aga ebaõnnestunud klaarimine ja ei jõudnud positsiooni ja lõi ka kaitse tagant hästi, et alati saab paremini, aga hea löök oli ka. Siin kiirelt mängu vaadates, siis tegelikult ülemäära kummaki võistkonnalt neid ülemäära ohtlikke olukordi ei meenu, et kas see kiire avaväram, mille te kätte saite, oli ka osa sellest? No jah, selles suhtes, et me tegelikult ju hoidsime palli, et tegelikult ju tahaks tekitada neid võimalusi, et me ei hoia palli hoidmise pärast, et eesmärk on väravaid lüüa ja Naru oli semmoselt tubli, et ei andnud meile väga palju ruumi ja samamoodi me olime kaitses head ja ei andnud neile, et
oli lihtsalt selline mäng, et niisugune kassi-hiire mäng, et vaikselt, kes eksib ja noh, täna oli nii. Enne euromänge veel Paidega tuleb korra siin Eesti kamaral madistada, et mis tänasest mängust sinna kaasa võtta? Ei, ma arvan, et väga palju on kaasa võtta, et tegelikult mängisime väga hästi, ma arvan, et kui see väike eksimus välja jätta, siis pea perfektne mäng, et siit on väga palju kaasa võtta, 5 võitu järjest ja ma arvan, et läheme hea tundega sinna. 5 võitu juba mainisid, et Levadia on oma minikriisist või mõnest ka mööda saanud. Jah, ammu juba. Aga aitäh sulle ja ma lasen su istkonna juurde. Aitäh kommentaaridest.